Hei armas. Raama siin, Katrin ka. Kus me oleme omadega? Oh jaa! See on põnev jälle, kui kell näitab sulle 11.11. Ja homme on meil portaal 11. 11 jaanuar aasta 11. Ja ta ütleb, et me ei tee seda mitte homme, vaid me teeme seda täna, sest võib-olla on sul vaja varem seda infot kõike kätte saada, et sa oleksid juba portaali astudes teadlik. No jaa, kas me saame vastu vaielda? Ei saa. Kuidas ta ajastab kõike seda? Ma kohe räägin sulle. Hingame. Võta endale see soe teetass. Me just tegime omale ühe hea sooja tee ja istume suga siia. Nüüd ma löön kella õõtsutades. Ja hinga armas kohale. Kõhu põhja täida ennast, täida. Ja vabasta kõik, mis sind enam ei teeni. Teine kord. Täida. Korja välja kõik, mis sind ei teeni. Ja saada välja. Ja kolmas. Olala. Ma olen valgus, ma olen armastus. Ja kõik, mis seda enam ei teeni, see lahkub sellest kehamasinast. Ja selle peale muidugi tuleb juua, eks ju. Nii, armas. Sa näed meie uuendusi, eks ju. Me olime suunatud eile tegema selle töö lõpuks ära, mis ootas siis aasta aega. See laud tuli meieni eelmine sügis. Mitte möödunud sügis, vaid sellest eelmine sügis. Ja see oli üks vihma käes vedelema jäetud tammepuust laud. Nüüd ta oli siis siin kuivanud aastakese, ju tal oli seda vaja, eks ju. Ja tal on vaja nüüd veel üle vaadata need kinnitused. See laud käib väga huvitavalt kokku. Jalad lükatakse soontesse. Ma ei ole ennem sellist lahendust näinud, aga praegu nad on nii ligadi-logadi kogu aeg olnud siin, et see laud meil kõigub, eks ju. Ja kuna ta sai nüüd siis värske kuue omale, näed sa sellise, on see nüüd Neptuni juhatus, Neptun alustab meil otse jäärast, eks ju. Ja see juhtub lähiajal. Sa tead juba, et Neptun koos Saturniga nullist. Uraan praegusel hetkel said värskelt aktiveeritud Mars ja Veenus. Seal päikese selja taga meie jaoks, kus meie ei näinud seda, mida päike neile saatis, aga meie mõõteristad nägid seda ja fikseerisid selle. Kolmi Atlas saatis väga võimsa tolmutormi eesti keeles. Dust storm in English. Terve selle päikese süsteemi peale. Ta jõuab märtsis Jupiterini. Mis saab edasi? Me ei tea. Me teame seda, et see on üks esimestest sellise mastaabiga külalistest. Ehk siis see on üks teerajajatest. Meie uue alguse jaoks. Sest edaspidi hakkab neid külalisi meile sarnaseid rohkem siia päikese süsteemi, meie galaktikasse sisenema. Kaugele sa oled iseendaga jõudnud? Kes sa oled? Kas sa oled üks multidimensionaalne galaktiline valgusolend?
ajatu hingolend, kes on tulnud siia kogema seda muutuste mängu. Millest ja kellest sõltub sinu muutuste mängu läbimine ja võimekus? Ainult sinust endast. Seda kõike räägib sulle kogu aeg Raamaportaal. Selleks on Raama teinud ka Vikerkaare silla lülitusi möödunud sügisel. Võib-olla ka edaspidi, me ei tea, millal me oleme edasi suunatud, mida tegema. Jõgi on pidevas voolamises, energia on pidevas voolamises. Nii ka meie. Me võtame vastu ja me anname välja. Me võtame vastu ja me anname välja. Anname välja siis, kui enda vajadused on rahuldatud ja täidetud. Ehk siis nii nagu see tänane juhatus siia laua taha, mis tuli täiesti niimoodi, sest me teadsime, et homme on 11.11 portaal. Aga see, et me istume täna keskpäeval siia laua taha, isegi enne, 11.11 ta meile ütles istu. 40 umbes oli see, kui me vajutasime nupule. Ja tahamegi sulle rääkida sellest, et kõik need jutud, Miilo peab vahepeal oma tööd tegema. Ma lõikan tavaliselt kõik need suuremad haukumised välja, kui ma ise just samal ajal oma lausetega pole kuskil keskel, eks ju. Aga kõik need jutud, mida Raama on sulle vahendanud meie muutumiste kohta, meie tuleviku kohta, meie ülemineku kohta, siis täna hommikul jagas ta sulle Elulooja soovitab playlisti meie kanalil. Ma kaifin vahepeal, kui hea see on. 2 videot, mis sulle väga hästi kirjeldavad ja need on inglisekeelsed. Mõlemad on seotud 2 meie lemmikastroloogiga ja Pam Gregori video on tehtud koos Kelly Kolodniga, kes siis on kanaldanud, mõlemad nad teevad oma tööd 30-40 aastat kollektiivi heaks ja Kelly on kanaldanud peaingel Rafaeli kõik selle aja. Ja see on väga ilus võimas kanaldus. Just sellest, kus me oleme, mida me läbime, milleks me ette valmistume. Ma väga soovitan sul seda kuulata, pane sinna eestikeelsed subtiitrid alla. AI on järjest võimekam ja tema tõlked on väga ilusad. Kasutame teda tööriistana. Ehk siis jah, niimoodi saime meie suunatud siia laua taha ja eile siis ette valmistatud see uus tööpind, see värv, ma ei tea, minule meenutab ta kõige rohkem Larimari kristalli, mis on just seal Kariibi mere põhjas. Seda värvi on Larimar. Ta ei ole päris akvamariini värv, eks ju. Ta on Larimari värvi. Ja Larimari kivi olen ma vaadanud juba üle 10 aasta, aga pole veel endale ostnud. Ta on päris hinnalisem kui teised ja ta peab olema selline oma suuruses. Teda ei saa võtta mingisuguseid väikseid nikatseid, eks ju. Nii nagu teemantit saab panna väikeseid killukesi, siis Larimar peab olema võimas, ilus. Nii kaelas, kõrvas kui sõrmes. Ja sinna, näed sa, me oleme teel, me kasvame nende asjadeni. Eelmistel ajaliinidel ei olnud ta ette nähtud, aga tema sõnumid meieni juba algasid. Tema olemasolu tuli meieni 2015 Miamis. Ma tean, kui ma hakkasin vaatama neid. Ja eile siis, kui ma värvisin, mõtlesin, see on Larimari sinine. No selge, aitäh Neptun, eks ju. See on tema juhatus uuest algusest. Nii on. Vantsu tuli meiega, kui
neljajalgne esindaja, kui ema arheotüübi esindaja, kui tarkuse, tugevuse ja ka seos hobusega kui sõidu ehk liikumisvahendina. Kõik need muutused on meil ees ja nii sõidu kui liikumisvahenditega paranda, täpsusta, millised muutused me antud hetkel sidusime vantsuga, eks ju. Ja see, et me oleme suunatud selles 11.11 portaalis, mis on siis tegelikult üks võimsaim manifesteerimis ehk selle uue maailma, kuhu me liigume, mida me enda poole tõmbame. Visualiseerimise, soovimise portaal. Et sa väga teadlikult veedaksid oma homset ja järgnevaid päevi. Milline on see maailm, mida sa tahad näha enda ümber? Kõrvale jättes kõik selle, mida sa oled juba näinud. Luba oma fantaasial lennata, võta appi kõik muinasjutud ja fantaasiafilmid. Võta appi need visioonid, mida sa ei ole selles 3D reaalsuses veel näinud ega kogenud. Ei tunda saanud, katsuda saanud, nuusutada saanud ega maitsta saanud. Too siia pilti need valgused, need värvid, mida on rohkem, kui me oleme siiamaani harjunud. Too siia maailma see pehmus, see soojus, see harmoonia nii sinus eneses kui sinu ümber. See tähendab, kui sinu sees on harmoonia, on sinu suhetes harmoonia, on kollektiivis harmoonia. Väga paljud hingolendid küsivad, aga kuhu siis see kurjus, kuhu see pahasoovlikkus, kuhu see kõik ära kaob? Ta ei kao ära, ta jääb sinna 3. sagedusse. Need, kes ei tõuse sealt välja, need tunnevad seda energiat seal, neid kogemusi kogevad edasi seal. Need, kes sellest sagedusest välja tulevad, nende jaoks enam ei ole neid. Ja see, kui me loome seda visiooni ja tõmbame ligi seda maailma, millesse me oleme sündinud. Sest ta ju eksisteerib. Nii nagu kõik eksisteerib üheaegselt. Tuleb meil olla jällegi see mudaussike, kes saab kiiliks. Ma arvan, et sa saad sellest metafoorist juba väga selgelt aru. See päevakoerake, kellest saab liblikas. Me kordame sulle jälle ja jälle. See ülemineku etapp selles kookonis on see, mida me läbime. Seal ei ole tagasiteed. Need uksed on suletud, seda sa juba tead. Ja kui paljud olendid teist, sina armas teisel pool, oled kogenud selle viimase nädala jooksul neid samu näiteid oma enda reaalsuses, kuidas vana on tahtnud tulla. Aga sa oled rahus. Sa ei reageeri. Sa vastad. Ja sa saad aru, et tagasiminekut ei ole, seda ei ole võimalik läbida enam. See uks on kinni. Ükskõik millised teemad, ükskõik millised ettepanekud. Me areneme edasi, mitte tagasi. Sina, armas, kes sa oled siia juhatatud, kindlasti. Kui hea.
et meelde tuletada endale, kui tähtis on vesi sinu jaoks, kui tähtis on hingamine sinu jaoks, kui tähtis on olemine sinu jaoks. See on see meie ülesanne siin nende kehamasinate muutuste läbimise teekonnal sinuga ja sulle jagada. Sest kõike seda samamoodi Raama tuletab meile meelde iga päev. Et me hingaksime, et me oleksime, et me jooksime, et me venitaksime ennast, et me riputaksime ennast, et me kannaksime oma keha raskust. Sest ega meil rohkem raskust ei ole vaja kanda, kui oma keha raskust. Inglise keeles on selle treeningu jaoks jälle väga peen nimi, eks ju, see calisthenics. See ei ole mitte midagi muud kui oma keha raskusega erinevate ülesannete teostamine. Nii nagu see qigong, tai chi, chi. Oleme rääkinud sulle, kõik tuleb ju ühest allikast ja jaotub erinevateks stiilideks, nii nagu jooga. Kumb oli ennem? Kas jooga või need kõik tšid? Ei ole ühte ilma teiseta, aga kui me räägime nende sellel ajaliinil lineaarses maailmas registreerimistega, siis joogat on mainitud juba 12-13 000 aastat tagasi ja kõiki neid qigongi umbes 5-6 000 aastat tagasi. Ei ole ühte ilma teiseta. Qi on meie elu energia, eks ju. See, mis voolab nendes kanalites, nendes meridiaani kanalites, meie veresoonte kõrval. Neil ei ole sooni ümber, aga see on ammu tõestatud, et seal voolab mingisugune nähtamatu asi, mis jätab isegi jäljed, kui hing on kehast lahkunud. Me teame, et on kehamasinal 1000 punkte, kust me saame mõjutada seda eluenergia voolamist või vabastada tema takistusi. Seda on praktiseeritud idamaades 1000 aastaid ja inimesed ise ravivad ennast. Seda sama saame meie kõik ise teha. Miilo, kas sa tegeled selle tugitooli energiaväljade vabastamisega nii hoolega ehitab ta pesa mu selja taga praegu. Sa kuuled seda, eks ju? Matsu. Me oleme suunatud võtma ette hingepuu lugemise kollektiivile selles manifesteerimisportaalis ehk millega meie kollektiivne ärkav hing. Ehk siis summa summarum kõigi individuaaltasandil ärkavate hingolendite kogum, see ülemhing, millega tema antud hetkel toetab meie arengut, kus on need kõige suuremad takistused ja kuhu me liigume. Selline põnev ülesanne on meil täna sinuga koos. Ja ütlen sulle kohe ära, et siia otsa tuleb teine salvestus. Raama ütleb praegu, siia otsa tuleb salvestus süüa või mitte süüa. Ehk siis 3. osa on ju juba meil kohe täis saamas 3 kuud meie toitumismuutumisest ja me oleme suunatud sulle rohkem sellest rääkima.
Ja mida veel, ta ütleb, sellest kõigest me räägime teises saates, mis tuleb kohe siia otsa. Aga praegu, armas, me võtamegi ette, me andsime sulle edasi soovitused kuulata 2 podcasti, mis puudutab meie kiiret edasiliikumist, et sa hoiaksid oma fookust sellel, mida me enda poole tõmbame. Mitte sellel, mida sa enam näha ei taha. Eks ju, siin on hästi tähtis praegu meie koostöö, kus me oma energiat suuname. Nii, meie võtame endale ette, vantsukene astub meist natukene eemale, küünal tuleb tema asemele, tassikene tuleb siia ja ma tulen kohe tagasi. Ja võtame ette siis selle lugemise, paneme omale ühe uue mõnusa lõhna ja siia natuke su pildist eemale, muidu ma olen jälle paksu tossuses äkki. See oli meil väga põnev. Me oleme suunatud kasutama neid kaarte, sellepärast, et me oleme ju täiesti, nii võtame natuke veel eemale. Me oleme selles Marsi ja Veenuse restardis. Mis see tähendab meie kõigi jaoks? See tähendab seda, et meie koostööpartnerid, jumaliku naisprintsiibi, jumaliku meesprintsiibi esindajad, kes siis Marss ja Veenus on täielikult restarditud oma energiatega. Kui meie jaoks Marss oli siiamaani kui sõjajumal, siis Marss enam ei ole sõjajumal. Marsist on saanud üks ettevõtlik jumaliku meesprintsiibi esindaja, tasakaalus, harmoonias, nii nagu Veenus on selle jumaliku naisprintsiibi esindaja, selle hoolivuse, tingimusteta armastuse, ilu, külluse ja raha valitseja. Siis sinna kõrvale nendes uutes energiates enam ei ole kohta sõjal, ei ole kohta võitlustel, vaid on harmoonia, on tasakaal. Nii, ja meie nüüd saame siit omale selle esimese ladumise põhja kohe kätte. Võtame selle ära, võta see omale sinna. Tasakaal, müntide 6, kõik see, mida ma rääkisin just sulle. Ja me laome siia omale selle pildi välja. Ma panen nii, nagu nad tulevad. Ei tahtnud panna tagurpidi, tavaliselt ma seda pakki ei kasuta tagurpidi, aga kui nii, siis nii. Nii.
ja siin oli müntide 6 ja mis meil siia tuli? Päris huvitav pilt. Raamat ütleb, me võtame kohe teise kihi juurde ja me võtame selle. Me võtame selle ja selgitame ära, mis meil on siis siin. Vau. No lõpus on triumf, ma ütlen sulle. See pilt lõpeb maailmaga ja võiduga. See, mis siin vahepeal on, üks suur keeristorm, ütleks ma selle peale. Sest siin on kiired liikumised, siin on puudusteadusest välja astumised, siin on visioonide loomised, siin on vastuseisude lõpetamised, siin on ümbersünnid, sõltumatuse, suveräänsuse saavutamine. Siin on palju tegemist mõtetega ja siin on tugevus. Meie intuitsiooni kasvamine ja nii edasi. Hakkame siis otsast minema. Kõigepealt see jõud või see situatsioon siis, kus me oleme selle ärkava hing olendina kollektiivselt. See kiire liikumine, see õigete valikute tegemine, müntide 2 ja mõõkade rüütel väljendavad täpselt seda, et tee oma valikud ja tee nad kiiresti. Kui sa neid veel ei ole teinud, tegelikult me teeme neid valikuid ja otsuseid ju igas hetkes, igas päevas. Me teeme neid tõesti pisiasjade tasandil ja sellele juhitakse praegu meie tähelepanu. See mis on kollektiivselt praegu kõige suuremaks takistuseks või see situatsiooni põhjus, millest ta väljendub, kus on see murekoht, mida hing tahab siis aidata lahendada, on see madal enesehinnang, see endasse mitte uskumine. Siin on meil 5 ja 6, siin on meil ülempreester ja siin on meil tagurpidi võidukaart. Ehk see lüüa saamise tunne, see tunne, et sinust endast ei olene väga palju. Usalda ennast rohkem. Sinu endaga tegelemine mõjutab kõike sinu ümbritsevat. Kui sa teadvustad seda, et sa oled energeetiline valgusolend, kui sulle valgusolend ei meeldi olla, ole lihtsalt energeetiline olend, kelle sagedusest sõltub tema ümbritsev sagedus. Kui sina viid ennast rahusse ja jõuad sisemise võiduni endaga, vabanedes kõigest sellest, mis sind enam ei teeni, tervened sina ja terveneb sinu ümber kogu kollektiiv. Usalda seda. See on tuline jälle. Kiiresti on vaja teha
enda sees olevad otsused. Aega kui sellist ei ole. Siin ja praegu toimuvad need muutused. Siin on meil müntide 5 ja mõõkade 7. Mis nad meile ütlevad? See on see toetus selles muutuste teel, millest tuleb välja tulla. Tuleb välja tulla puudusteadvusest ja pettekujutelmadest, lubadustest, tühjadest, illusioonist, päästa ennast. Ega see mees ei ole alati paha, eks ju, see kaart ei tähenda alati petmisi ja kõike seda, vaid see tähendab seda, et ta hoolitseb selle eest, et see võitlus lõppeks. See on 7. See on hingesõnum otse sulle. Tule välja sealt. Endasse ja energiamaailma, mitte uskumisest. See, et puud on raagus praegu, ei tähenda, et mõne kuu pärast ei näe me seal õisi ja veel mõne kuu pärast vilju. Ka raagus puu kannab vilja, ka sinu sees on olemas kõik selleks, mis sealt peab väljenduma. Sa ei tea, mida sa ei tea, mis sinu seest tahab välja tulla ja kuidas. Sinu ülesanne on hoolitseda, et see ülejäänud müra oleks eemaldatud. Sina sellest eemaldatud. Kes mis on need olendid, inimesed, situatsioonid, kes takistavad sind sellel teel, kes võitlevad sinu vastu, kes tegelikult siis tahavad, et sa läbiksid neid teste. Siin ei ole mitte see, kes on elanud, eks ju, mitte see saatan, vaid siin on pea peal karikate poiss, mis selles romantiktaros kirjeldab väga hästi seda illusiooni maailma, eks ju, kus sulle tahetakse lubada kõike. See on emotsioonide rüütel, kelle ees kõik naised lipitsevad, poevad. See on teekond, kuidas temast saab kuningas, kuidas tema õpib valitsema emotsioone, kuidas ta õpib läbi nägema neid manipulatsioone, manipulaatoreid. 2 sõna tahtsid kokku minna. See kõik takistabki sind praegu sinu otsuste tegemisel. Kuidas sa saad selguse enda sees, olemises, vaikuses, silmad kinni olles, eks ju. Kui sa ei näe seda kõike, millega sind tahetakse mõjutada. Need on takistused meie kõigi teel kollektiivselt. Meie sisemised tunded. Siin on nüüd väga konkreetne. Mõõkade 10 ja sauade 7. Need sisemised tunded. Enesekaitses olek. Sellest tuleb lahti saada. Ei ole vaja enam mitte kellelegi mitte midagi tõestada või kellegi pärast mingisuguseid ootuste pärast mingisuguseid tegusid teha. See aeg on kõik selja taga. Need koolitused, need retriidid, mida tahetakse veel teha vanade mustrite järgi, eesmärgiga teenida raha. Nad ei sünni. Või nad on mõeldud
selle supivahu ära korjamiseks. Ehk sinu tähelepanu eemale juhtimiseks. Kõigelt sellelt, mida sa oled siia looma tulnud. Lähemale kutsuma tulnud läbi oma visioonide, läbi olemise, lubamise kõigel uuel avalduma hakata, seni kuni me käime mööda neid vanu radu, neid koolitusi ja retriite, mis kõik on hea sooviga loodud. Ei ole sinu fookus lubamisel, vaid õppimisel. Millegi, kellegi poolt juba siia kutsutud energia omandamisel. Need 10 mõõka, see on see. Ütleme siia praegu otse, see on see ego kontroll. See on see sisemine võitlus sinu enda sees, nende 2 pärdiku vahel, kus üks tahab usaldada, on ühenduses südamega ja teine, kes laidab kõik maha. See on valus koht, see ongi see kaitse. Need on õigustused, aga kuidas sina tead seda või teist või kolmandat? Need ja teised ja kolmandad ütlevad hoopis nii on. Need teised ja kolmandad ei ole sinu mõtted sinu peas. Ja siin on tugevus, mis toimub meie tundemaailmas. Tundemaailmas oleme me suunatud saama tugevaimateks. Sest selle võimaluse annab meile see kehamasin tunda tundeid. Tundeid ei tunne ükski teine masin. Ja hing, kes on samaaegselt kehastunud teistel ajaliinidel, kogemas teisi kogemusi, kogub oma ja ühtsesse kogemuste andmebaasi erinevaid kogemusi läbi tunnete. Milliseid tundeid oled sa kogenud, seda sa juba tead. Milliseid sa veel ei ole kogenud? Siin on meil sauade kuningas, enesekindluse, tuliste tunnete väljendaja, kirglik valitseja. Hing ütleb, et sinu ülesanne on astuda sellele troonile kogu oma tugevuses. Lahti lasta nendest, näed sa, nendest mõtetest, mis on väga palju mõjutatud eelnevatest mustritest, eks ju. Nii. Edasi me tuleme siia, kus on kõik see materiaalsus ja kus on pea peale keeratud mõõkade 5. Mõõkade 5, see mõttemustrite muutumine, eks ju. Kui tähtis on see, mismoodi me suhtume kõigesse ümbritsevasse. Karikate 9, kõikide soovide täitumine. Kõik, mis on seotud materiaalsusega. Kui me oleme selles manifesteerimise ajas, nii, siis kõik, mis on seotud materiaalsusega, lase lahti need vanad mõttemustrid, lase lahti sellest
puudus teadvusest. 5. Ja usalda, et kui sina hoolitsed oma olemise ja visioonide loomise eest, siis nad saavad meieni tulla. Kui sina toidad teist energiamaailma ja lubad endaga manipuleerida, siis sa ei tõuse siit välja. Väga kindlad ja konkreetsed sõnumid on meil hingelt, eks ju? See kõikide soovide täitumine on ühel ajaliinil seotud selle kannujoogiga, teisel ajaliinil kiire sportautoga, 3. ajaliinil võib-olla puhta riidetükiga, 4. ajaliinil imelise õhtusöögiga ja nii edasi ja nii edasi. Mida sina siin ja praegu selle kehamasinaga soovid tundma ja kogema saada? Edasi. Kõik see, mis toimub praegu meiega hinge tasandil. Ümbersünd, surm. Surm ja ülestõus. Käsi käes, eks ju. Kõigest sellest räägib ka täpselt see sama soovitatud peaingel Rafaeli kanaldus. Me oleme läbimas praegu järjest uusi surmaenergiaid. Sest teadlik ärganud hingolend teab, et surma kui sellist ei ole olemas. See on süsteemi mustri osa, mis on seotud kannatuste ja hirmuga. Me vahetame lihtsalt kostüüme ja läheme järgmiseid kogemusi kogema. Ei ole olemas seda reinkarnatsiooni, mis on ka välja mõeldud just nimelt sinna mustrisse 3D-sse, et hoida kinni seda hingolendit arenemast. Me oleme seda kõik kogenud. Me oleme reinkarnatsiooni mullis läbi käinud sellel planeedil siin vangis olles, eks ju. Kuid me oleme vabanemas. Kes vabanenud, kes vabanemaas. Ja see teadlik tõusmine mateerias, see on müntide kuninganna. See on kõige enda ümber oleva eest meisterlikum hoolitseja. See mateeriasse manifesteerija. Hoolitsev, armastav, harmooniline valitseja. Jumaliku naisprintsiibi kandja ja andja. See ümbersünd toimub meie kõigiga. Nii meie hinges kui meie mateerias. Mida tahab öelda meile intuitsioon? Sa ei kujuta ette. Ma kohe ütlen sulle, siis saad teada. Aga see tunne, mismoodi need sõnumid lauale tulevad. Ja kui ma jõuan praegu siia selle intuitsiooni sõnumini, siis siin on ülempreestrinna.
ja sauade 3. Usalda oma sisetunnet. Usalda seda pilti, mida sa näha tahad. Tehes kõiki neid juhendatud meditatsioone, mida ka meil on sulle pakkuda meditatsioonide playlistis. Visualiseeri, see on sinu võime. See on sinu võime 1/15, mida Raama on sulle lahti selgitanud. See on see nähtamatu tasandi võime. Kui sa ei oska visualiseerida, ette kujutada, hakka harjutama, looma neid pilte enda nägemuses, tundma neid tundeid oma kehamasinas. Mida rohkem sa õpid neid tundeid tundma, neid ellu kutsuma, sõna otseses mõttes sa kutsud nad ellu. See on see ülempreestrinna, see maag sinu sees, kes teadlikult kõike seda teeb ja loob. Kiires loomises tulen algusesse tagasi kiiretes otsustes, valikute langetamises. Me oleme suunatud kasvama ülemaailmselt siia uude maailma. See võidupärg, sauade 6, eesmärgi saavutamine, tähistamine ja see uus maailm, nagu sa näed sellelt kaardilt, on imelistes toonides. Need pastellsed, see roosa, see sinine. Saame aru, nii on. Loo enda ümber seda uut. Vaheta välja ja ikka alati samm parema vastu, eks ju. Kvaliteetsema, puhtama, rõõmsama, selgema, kergema, et kõik, mis sind ümbritseb, toetab sind igal hetkel ja sinu liikumist rõõmus ja kerguses. Ja nii on, armas. Sellised sõnumid siin portaali 11.11, kus me siis seda uut järjest oleme suunatud looma. Ja aitäh sulle. Aitäh sulle, kes sa meiega koos seda teekonda läbid. Aitäh sulle, kes sa ennast toetad. Aitäh sulle, kes sa meid toetad. Kuidas oli vaja vett praegu. Ei saa oodata, kui on vaja, siis on vaja. Aitäh, kes sa jagad nendega, kelleni pole veel see informatsioon jõudnud. Me teame, et jõuab igaüheni täpselt siis, kui on õige aeg. Väga paljud, kes on meieni juhatatud, ei pea võib-olla vastu alguses ja vaatavad keskmiselt 1/3 saatest ära. Jäävad väga paljust ilma, aga kõik toimub põhjusega. Ja kui on nende jaoks õige aeg, on nad suunatud lõpuni jälgima või tagasi pöörduma teatud portaali salvestuste juurde. Lihtsalt nii see on. Teame omast kogemusest, et need hingolendid, keda meie oleme jälginud ja kellega koos käinud, täpselt nii see on toiminud. Aitäh sulle. Naudi seda, mis toimub meie ümber.
näe ilu enda ümber. Sinu valik on, kumba mündi külge sa vaatad ja kuhu sa oma mõtted ja tegevused suunad, kellele sa oma energiat jagad. Hetkel rohkem ei korda, ootab meid ees teise saate salvestus. Läheme sinna, süüa või mitte süüa. Namaste.